Tere tulemast Valguselooja kanalile. Täna teen teile sellise põneva kaardiladumise, kus me viilume lähitulevikku ning vaatame, milliseid muutuseid toob sulle energiaportaali 11.11 avanemine. See on ka ilus inglinumber, mida seostatakse siis uute algustega. Kasutan siis põhiliselt tarokaarte, kuid võtan siia juurde ka inglite ning haljute selliseid toetavaid soovitusi ning täna siis võtan teile ka mõned ruunisõnumi. Aga alustame siis tarokaartidega ja ma segan sulle kõigepealt siis mõned peainge tarokaardid. Nii, vaatame siis puhtaid selgeid sõnumeid, millised uued võimalused avanevad sulle siis 11.11 portaali raames. Nii, kõigepealt sulle tuleb siis Aareli 9. See on selline hästi iseseisev energeetika, kus sa saavutadki sellise maksimaalse nagu külluse ja rahulolu just iseenda sees. Et siin on siis naisterahvas, kes on justkui siin sadulas, teda soosib tunnustus, teda soosib heaolu. Taamal on vikerkaar. Vikerkaar nagu sümboliseerib ka sellist tugevamat sorti kaitset. Ja kaardisõnum siin on siis, et sinu unistused täituvad, raske töö toob sulle suure edu. Armastus ka elu ilusate asjade vastu, et sa kuidagi oskad elu nautida, elust rõõmu tunda ja ka sellistest väikestest asjadest justkui tunned rõõmu. Ja soovitus sulle siinkohal, et praktiseeri siis tänulikkust ja asjad liiguvad veel külluslikumale rajale. Et siin on siis tulnud ka sulle Raafali kuninganna, väga selline lahke, mõistev, suuremeelne ja ka sensitiivne siis naisterahvas. Sinu selja taga on ka peaingel Raafal, selline võimas tervenduse ingel, kes siis loobki tervendust siis ka vaimsel tasandil. Kuula siinkohal oma südant, armastus kodu ja pere vastu ja ka selline usaldusväärne psüühiline teave on praegult sulle justkui avatud. Siin taamal on delfiinid. Delfiinid on väga mängulised, sõbralikud. Et kuidagi ma tajun ka sellist armastuse voogu, et asjad liiguvad kergusesse ja sinus nagu avaneb rohkem sellist nagu armastust ja armastust vastu võtta. Et sa oled hästi selline mõistev. Et siin on siis väga selline ilus, empaatiline, tundekülane naisterahvas siis. Nii, siis tulevad meil sellised huvitavad kaardid, milleks on Päike ja Michali 5. Päike ütleb sulle seda, et naeratus tuleb taas kord huulile. Elu on imeline, positiivne mõtlemine viib sind edasi ja sind inspireerib nii-öelda edu. Kuidagi tajungi sellist võimast energeetikat siin, et sa ise lood endale teed, sa ise nii-öelda avad endale selle värava just läbi sellise positiivse suhtumise, positiivse mõttelaadi. Ja sinus on väga palju ka inspiratsiooni, teotahet edasi liikuda just sellisele rajale, kus sind soosibki selline harmoonia, rõõm, heaolu. Et Päike on üks parimaid või paremaid kaarte üldse taros, mis ilmuda saab. Et ta soosibki sellist heaolu, küllust, rõõmu kõikidel tasanditel. Ja sinu selja taga on siis ka peaingel Uriel. Siis tuli meile ka Michali 5. No 5 on seotud muutustega. Sa võid mõnes olukorras võib-olla tunda natuke sellist segadust või erimeelsust kellegiga, aga see olukord ei aita sind. Lase lahti siinkohal ka klammerdumisest ja klammerdumisest selle tulemuse külge ja kaalu ühtviisi ka sellist inspireerivamat lähenemisviisi. Ehk siis vabasta mingeid energiaid, ära ole selles mingis vanas mustris võib-olla nii kinni, luba asjadel liikuda vabas voos ning voolus. Et selline soovitus ka siin. Ja peaingel Michal on võimas kaitseingel, ta nii-öelda loobki sinu elus suuremat sorti selgust ja kuidagi sa lood ka sellise suuremat sorti turvatunde maandatuse endas nüüd siis selle portaali raames. Et sellised kaardid tulid nüüd peainglitelt, et tahaks öelda, et hästi positiivne voog
ja väga selline iseseisev energia ja sind soosibki tõesti rõõm, rahulolu ning naudingud sellel tasandil, et sa oled hästi positiivne ja positiivse suhtumisega üldse ellu ning usud rohkem imedesse. Nii, ma võtan siia siis ka klassikalised tarokaardid veel juurde. Siia tuleb sulle siis karikate 3, oluline on ka selline sõpruskond, sõbrad, kogukond, võib-olla millegi tähistamine, sellist rõõmu sa tunned justkui sõpradest ja sõprade ring toetab sind. Nii, võtame veel mõned kaardid. Nii, sulle tuleb siis tuuleelemendi rüütel ja ka siis müntide 2, et siin võib tulla mingisugune muutus selle näol, et keegi liigub sinu suunas väga sellisel kirglikul viisil, et tulerüütel tähistab sellist impulsiivsemat tegutsemist või tegutsemissuunda, kuidagi sellist suuremat sorti motivatsiooni, teotahet. Et siin on jah siis esindatud praegult meil tuleelement, milleks on siis jäär, lõvi, hambur ja meil oli siis veekuninganna siin ka, milleks on siis vähk, skorpion, kalad, et lihtsalt mainin ka need tähemärgid siinkohal ära. Tuleb kaart, mis ütleb, et sa lood parema tasakaalu, isegi kui siin on vahepeal sellist impulsiivsust või impulsiivset nagu tulist nagu pealehakkamist, sa kuidagi balansseerid energiaid, võimalik, et sa ka balansseerid midagi rahaasjades, sa lood sellise parema tasakaalu. Ja siin on tegelikult see number 8 ka külluse numbrina, et tegelikult sind soosib ka siis selline külluse voog materiaalses plaanis, et tuleb parem balanss nii-öelda ka rahaasjades. Nii, ma võtan veel paar kaarti sulle siis klassikalise taro näol. Võib-olla kellelgi on siin tervendus, et siin tuli kaart, mis räägib siis ka aja mahavõtmisest, enda sisse vaatamisest, võib-olla ka mingitest olukordadest, situatsioonidest, kus sa oledki nagu tundnud, et sa tahadki olla võib-olla rohkem üksi, mõelda, võib-olla tegeleda mingit laadi vaimsete praktikatega, kas siis mediteerida või teha midagi sellist, kus sa tunnedki, et sa saad nagu sügavuti vaadata enda hinge tasandil. See kaart on ka siis üleüldise tervenduse kaart, et võib-olla kellelgi on ka füüsilisel tasandil siin hetkel tervendust vaja. See tähendab seda, et sa taastud või tasakaalustad enda energiaid, et sa oled tervenemas. Ja ma võtan ühe kaardi veel klassikalistest tarodest. Siin on kaart, mis räägib sellest, et sa võib-olla peaksid vabastama mingit laadi piiravaid uskumusi enda sees ja sul on nüüd selle 11.11 portaali raames võimalik nagu vabastada midagi, millestki lahti lasta. Sa võid ka panna näiteks kirja 3 asja, millest sa tahad lahti lasta, mis on võib-olla seotud sinu minevikuga või mineviku sündmustega ja siis ka panna kirja näiteks 3 pidepunkti, kuhu suunda sa nüüd siis edasi pürgid, et mis on need olulised nüansid, mida sa tahaksid kindlasti edasi arendada, kuhu sa tahaksid edasi jõuda ja sa kuidagi nagu aktiveerid energiat, et sa tuled välja mingist piiramisrõngast. Siin on mingi olukord, situatsioon, kus sa võib-olla tunned ka, et sa oled võib-olla iseennast natukene sellest nurka ajanud ja sa ei oska kuidagi välja liikuda, et siin on hetkel nagu soovitus võtta nii-öelda vastutus enda elu eest selle koha pealt, et kõik olukorrad, situatsioonid on võimalik sul endal ikkagi lahendada läbi selle, et sa liigud edasi nendest mustritest välja, kus sa oled ennast piiranud või endale mingeid piiranguid siis mõttetasandil nagu seadnud. Et siin tulid jah mõned sellised soovitused sulle praegult lisaks,
et sul on võimalik siis balansseerida, tasakaalustada, tervendada midagi sügavuti enda seest ja tõesti tegeleda ka mingit laadi siis varjupoolega. Võib-olla siin on vahepeal ka sellist hetke sul vaja, kus sa tahad lihtsalt olla oma sõprade ringis või sõprade toetus, võib-olla kellegagi siis sõbrannad, kes sind hoiavad. Et väga ilusad kaardid tegelikult selle koha pealt. Ja siin võib olla hästi selline impulsiivne energia, et keegi liigub sinu suunas, tal on väga palju sellist kirge motivatsiooni, teotahet ja väga selline entusiastlik lähenemisviis. Aga mida ma siinkohal märkan, et siin see meesterahvas tegelikult kannab justkui seda raudrüüd. Vaatame mõne kaardiga ka romantikainglitelt siit soovitusi. Ma rääkisin kirest ja tulebki kaart, mis kinnitab siinkohal seda, et järgi seda nii-öelda kirget, mis paneb sinu hinge helisena, mis paneb sinu südame tantsima, et siin on väga palju sellist kirge ja justkui see kirg motiveerib, see kirg toob sulle justkui selle julguse ja sa tunned ennast hästi sellise nagu elusana või nooruslikuna või kuidas ma ütlen, väga selline võimas teotahe kirglikkuse näol siin siis. Et armastuses soosib sind tõenäoliselt siis väga palju sellist nagu kirglikkust. Armastuse keel kui selline võib olla ka siis kingitus, siin võib olla tulemus ka lähitulevikus midagi ilusat. Ja siin on ka sellised ilusad ühised meenutused ühiste hetkede näol, et justkui see on ka selline kingitus. Siin on ka selline taasühinemise energia, et kuidagi siin on hästi selline võimas tõmme, kirglikkus. Ja tuleb ka sõpruse või sõbralikkuse kaart, et mingid tunded võivad siin siis nii-öelda õide puhkeda. See võib olla nagu soov sinuga sellist sõbralikku joont hoida või kuidagi sellist tunnet kogeda, et sa oled hästi sõbralik, mõistav, suuremeelne, sensitiivne. Kui sa oled praegu naiskuulaja, siis siit tuli see esimesest reast väga kenasti välja just selle Rafaeli kuninganna näol. Nii, aga ma võtan siis, nii nagu ma lubasin, ka mõned ruunid ja vaatame siis, millised ruunid siin siis praegult välja tahavad tulla. Nii, esimene ruun siin on siis asjade ruun. Et see on siis vehu, mis tähistabki siis sellist õitsengut ja samas ka sellist isiklikku omandit. Kuid mõtle siinkohal, mis on sulle hinnaline. Mis sa pead selleks tegema, et sa soovid just sellisel viisil, et mõtle sellele, et mida sa tõeliselt hindad. Kas need on asjad, kas need on sõbrad, kas need on tunded, kas see on sinu nagu hingerahu, mis on see tegelikult just kõige suurem väärtus sulle siinkohal, mida sa kõige enam hindad. Ja tegelikult väga harva juhtub sellist asja, et siin on ruunil tulnud ära üks tükike, et midagi on nagu murdunud ja kuidagi siin on vaja nagu tervendada just sellist tasandit, mõistmaks, mis on sinu jaoks kõige hinnalisem, kõige väärtuslikum ja kõige erilisem. Nii, siis on tulnud meil siis selline ruun, mis räägib sulle tegelikult väljakutsest. Siin võib olla väga selline impulsiivne tegevuslaad ja sellises olukorras peaksid sa natukene ootama, enne kui sa otsuse langetad. Ära siinkohal eelda seda, et kõik vastused on juba sul
justkui olemas, et ole natukene ettevaatlik ja ka objektiivne. ja kui sa saad selle märgu anda, et nüüd on õige aeg, siis liigu edasi. aga seniks nagu peatu, tunneta, taju, kuula oma intuitsiooni väga sügavuti siis sellisel juhul. nii, et selles osas siis ka, et natukene sind palutakse siis jah, nagu liikuda sellisele ettevaatlikkusele või ettevaatlikule tasandile, et sa nagu ei tormaks pea ees kuhugile, et sa võtaksid siis aja maha. nii, ja see ruun siin siis tähistabki meile nii, see on selline nagu tugevuse ruun. sa saad üle igast raskusest ja takistustest ja sinus on väga palju tõesti elujõudu just nende muutuste osas. ja kuidagi see mineviku pagas ja ka emotsionaalne pagas, sa annad selle vabaks. ja sa võtad vastu tegelikult tõesti need muutused, et täita oma täielikku potentsiaali siinkohal. et sellised need soovitused sul siin praegult on, et ma võtan veel mõne ruuni sulle, vaatame. Need ruunid sulle räägivad, vau, sulle tuleb ka nii-öelda selline väga edukas ruun, milleks on siis suhteruun Keibo. see märgib edu igas siis eluvaldkonnas, igas siis võimalikus siis suunas, et nüüd on sul ka selline võimalus mõista, mis on siis tõeline armastuse olemus, tunnetada seda veel sügavamalt. et parimad suhted on need, mis on väga ausad, austusväärsed, kus austatakse teineteise vajadusi ja aktsepteeritakse siis mõlema poole justkui isikupära. ja sulle tuleb ka siis saavutuse ruun, et sa oled õigel teel, sa saavutad kõik, sul on selleks nii-öelda eduks kõik olemas. ja sa võid tõesti saavutada kõik, mida sa soovid. et sellised ruunid sulle siis 5 ruuni ma võtsin täna, et need on väga positiivsed ruunid sul siin. ja ma võtan siia siis täna siis, kui ma juba hakkasin nende ruunidega tegelema, ma võtan mõned ruunikaardid ka sulle. nii, siin on siis meesterahvas tõrvikuga. ja see kaart on justkui väga selline jõuline ja jõulise mõttelaadiga siin, et sulle näidatakse selgust, sulle näidatakse valgust. ja see võib olla siis seotud sellise loomingulise poolega. ja praegu on tähtis just see kirg. ja ole soovidega siis aus, suhtes ole aus ja ole siis ikkagi avatud sellele selgusele, mida sulle siin siis näidatakse, et see on tõesti selline selguse ning valguse siis ruunikaart, ehk siis kaunas tuli sulle siit siis ruunikaardina. et ruunide sügavad mõtted ma sulle praegult lahti seletasin, nüüd ma tahaksin veel võtta sulle soovituse haldjatelt. võtame siis haldjakaardi ka sulle. ja siin on soovitus, mine õue. on aeg minna siis välja, kuula võimast looduse rahu kõikjal, kus sa viibid ja tunne ühtsust siinkohal ka oma elukohaga. kuidagi selline värskus, kergus tuleb just sellistes võib-olla looduskaunis kohtades viibides,
kus sa tunnedki sellist suuremat ühendust siis sellise universumiga, oma inglitega, oma teejuhtidega. Ja ma võtan sulle ka mõned kaardid siis iseenda kaardipakist. Natuke kannatust sinu elus sätitakse paika ka viimsed pusletükid, tõeline armastus on kohal, et jääda. Armastus, nauding ning rahul on osa sinu hinge teest, võta see nüüd vastu, märka ilu ümber enda. Ja tulevad ka ilusad luiged, mis tähistavad sulle siin südamesse vestluseid. Et südamest tulnud vestlused on väga tervendavad. Võite teha seda ka oma mõtetes, sest sinu hingepartner kuuleb sind. Ja luiged on siis linnud, kes moodustavad paari ja tegelikult on väga sellised lojaalsed teine teisele, et selline väga ilus, kas siis hingesugulase energia tuleb ka siit omakorda ikkagi läbi. Siin on väga hingestatud siis tasand, et toadsuspartnerlus siis ka ilusti tuli välja. Mis ma selle ladumise kohta ütlen, et energiaportaal on sulle avatud, ära seisa nii-öelda muutustele vastu. Kui sa kahtled mingis küsimuses, siis alati sa saad astuda selle sammukese tagasi. Kui sul on nii-öelda see just see tunne, et nüüd ma pean liikuma, nüüd ma pean tegutsema, nüüd ma pean nii-öelda edasi minema, siis kuula seda, sest kui sinusse tuleb rohkem sellist motivatsiooni, sellist nagu kuidas ma ütlen, selline vau-efekt, et nüüd on aeg, nüüd ma tahan, nüüd ma liigun, nüüd ma teostan, siis see tegelikult see tunne on õige. Aga võib-olla sul on vaja natukene siis ka mingit laadi mõtteid siinkohal koondada ja tasakaalustada, luua enda sees enne mingit laadi tervendust, kui sa seda teostad. Aga sellised mõtted siit hetkel siis välja tulid ja ära siis karda ka mingist vanast lahti lasta, et uut paremat oma ellu siis lubada, et sa kuidagi ikkagi ise lood ja teed universumina ruumi uue positiivse alguse jaoks. Aitäh sulle siis, et sa kuulasid täna seda kaardivideot ja kohtume teiega juba järgmistes videodes. Kõike head!